minu jaoks on olnud väga oluline, et kuna neid turismiasjalisi ehk siis teid kõiki on meil tegelikult ju päris palju ja kunagi ei ole võimalik jagada kõikidele seda pai, vähemalt mitte ühe korraga, kuigi isegi kui tahaks. Ja tublid oletegi te ju kõik, siis kuna jagatakse erinevates sektorites erinevaid tunnustusi, on ettevõtlusauhinnad ja Kultuurkapital jagab oma auhindu ja kuidagi eelmisel aastal tundus mulle, et ikkagi tahaks, et ka need turismiasjalised saaksid püüne peal olla ja neile saaks pai teha. Ja kui eelmisel aastal oli veel nii-öelda see vorm natukene nagu selline tagasihoidlik, et neid, kes siis neid kandidaate esitasid, ei olnud võib-olla nagu arvuliselt nii palju, siis see aasta oli neid juba ligi 30 ja ma arvan, et see on väga hea tulemus. Ja tõepoolest esitati väga palju erinevaid inimesi erinevatesse kategooriatesse, et ei olnud ka üldse nii, et nüüd ainult üks ja sama inimene või 2 või 3 inimest seal järjest troonivad ja seda koort võtavad. Et selle üle on ka loomulikult hea meel, et see pilt oli tõesti väga mitmekesine. Ja ma nüüd alustan ühest inimesest, kes ma tean, et täna siin ei ole, aga ma loodan, et see aplaus on selle võrra suurem ja jõuab temani. Ehk siis selle kategooria nimi on Ikka veel jaksab. Ja õnneks tõesti neid inimesi siin on Hiiumaal, kes ikka veel jaksavad. Ja tahaks loota, et nad ikkagi jaksavad veel edasi, et eelmine aasta, kui Tiidule sai see ära antud, siis nüüd mõttes, et nüüd panebki uhke märgi rinda, läheb pensionile, et tahaks, et ikka veel jaksaks. Aga et tema on tõesti üks selline inimene, kelle kohta võib öelda, et tal on aastakümnete pikkune turismikogemus, turismitalu pidamise kogemus. Enam ta küll turismitalu ei pea, aga on võtnud oma hoole alla maailma kõige ilusama väikesadama ja arvatavasti te nüüd ka juba teate, kellega on tegemist. Kahjuks ka täna on ta seal maailma kõige ilusamas väikesadamas ehk Orjaku sadamas ja nii nagu ta ütles, et dressipüksid jalas ja soeng sassis ja valmistub nii siis homme algavaks Kassari kultuurineljapäevaks kui ka järgnevateks sündmusteks seal sadamas, nii et ta siia täna meiega kahjuks ei jõudnud, aga Margit Kääramees on see, kellele me teeme hästi suure aplausi. Loodetavasti kostub see nüüd Orjaku sadamasse välja ja me anname talle edasi nii selle diplomi kui ka lilled, mis on tõepoolest kunstiaastale omaselt ikkagi ka pintslid on sinna külge pandud ja samamoodi ka siis Liviku poolt kingituseks antud šampanja ja lisaks ka veel Saaremaalt selline koostöövormis saadud puhkuse paketi spaasse. Ja see nagu siis kingitus on ka kõikidele järgnevatele nendele siis laureaatidele, keda me täna siin tunnustame. Aga see läheb siis Margitile. Komeedina taevasse. Tegelikult on nii, et kui ma nende inimeste peale mõtlen, siis nad on siin olnud juba päris pikka aega. No vähemalt minule kui nii-öelda mitte nüüd päris põlisiidlasele tundub see juba päris pikka aeg. Ja arvatavasti nad ei seosta ennast ka või ei ole otseselt seostanud kogu aeg just nagu turismiga. Sest näiteks turismiklastri liige nad ei ole, aga on koostöökogu liige ja teevad oma tooteid väga häid kusjuures, aga minu jaoks on nad alati olnud seotud turismiga, turismiettevõtlusega ja nüüd oma suureks rõõmuks sain ma ka täna info, et nad tõepoolest on ka sellel suvel natukene rohkem külalistel avatud, kui varasemalt on olnud, et tõepoolest turismibussid saavad nende hoovi peale vurada, saab nendega kokkuleppeid teha ja mul on väga hea meel kutsuda siia lavale Pirte ja Taavi Liivandi Lavenditalu. Tulge nii, et saab pilti teha, kõigepealt õnnitlen neid. We are the champions, my friends, and we'll keep on
jah, võib. Ma pika jutu mees ei ole ja tegelikult see turismiindusse sattumine on suhteliselt juhuslik, sellepärast et nagu paljud põlishiidlased, siis ka meie värskete hiidlastena, ega me eriti inimesi ei salli ja me alustasime ju tegelikult tootmistaluna, aga siis üks asi viis teiseni ja nii nagu Kristel ütles, siis see aasta me oleme esimest korda oleme täitsa nagu avatud, aga see suures osas on ikkagi tänu Hiiumaale ja tänu hiidlastele, et need emotsioonid ja see, mis me oleme teilt saanud ja selle koha pealt saanud, et siis me soovime Hiiumaale seda vastu anda ja suur tänu Arenduskeskusele, turismiklastrile, eriti Kristelile, kes ikkagi on sellest saarest teinud veel ägedama koha. Aitäh! Kuna me olime natukene ajast ees, siis me juba alustasime, aga nüüd on suurepärane võimalus kõikidel järgmised diplomid saada kätte Hergo käest ja ka kunstiaastale nagu siis pühendatud lilled. Ja see järgmine kategooria on kõhutäitja ja eelmisel aastal sai selle Hiiumäki Mihkel ja võib-olla see võib nagu tunduda natukene üllatusena, aga samas üldse mitte. Ja see inimene on tõesti selline, kes väga hoolib hiiumaisest toidust, väga hoolib sellest, millist toitu meie külastajad saavad, mõtleb kaasa, panustab, tuleb kaasa uute ideedega, kaasa arvatud erinevad retseptid, mis leitakse muuseumist ja mis antakse siis ikkagi töösse. Jutt on siis nimelt Tobiase küpsiste retseptist. Ja mul on suurepärane hea meel kutsuda siia lavale Kaja Antons. Isik, kes väärtustab ja propageerib kohalikku toitu. Aitäh, seda auhinda meil veel ei olnudki ja ma viin selle pai kaasa siis meie 150 töötajale, kes siis Coop Hiiumaa ja Hiiumaa köök ja pagaris selle kohaliku toiduga iga päev tegelevad. Ja ennem kui Arno siin kutsus teateid edastama, siis meil sel hetkel magasime selle maha. Aga ma tahan teile öelda, et juba sel laupäeval on kevadlaat käinas, kus on väga-väga palju hiiumaiseid maitseid, väga palju Hiiumaa tublisid inimesi oma asju pakkumas. Ja mul on veel see tore uudis ka, et 22. mail kell 10 avame me Kõpus suvepoe. Et kes oleks võinud arvata, et meie üks väike küla saab omale väikese poe. Aitäh teile! Järgmine kategooria, Saare raputaja. Muusika. Kindlasti on neid, kes ütlevad, et on väga äge, kindlasti on neid, kes ütlevad, et ei tea ikka ja neid on ka alati. Aga ma arvan, et üks tõeline raputus on toimunud, seda juba siin selline 2 ja natukene rohkem aastat ja ilma selle isiku olemasoluta, panustamiseta, usuta, energiata ja pühendumiseta seda kõike ei oleks, mida ma loodan, et me peagi üha enam ja enam nautida saame. Saare raputaja, isik, kes tegutses ja üllatas, Marko Pärtel. Ja ma saan aru, et on tema asendaja siin praegu. Aga loodetavasti saad selle anda Markole edasi. Annan edasi. Marko igavasti raputab, et pole üldse oma nägu. Marko poolt saab ka sõna võtta.
Ma nüüd panen endale Marko habeme ette ja prillid ette ja siis paar tänusõna. Soovime tänada eelmise aasta meeskonda. Jorven, kes on meie kogu Viskoosa kultuuritehase sellise visuaali autor, kõik logod, kõik tulevad tema poolt, et väga äge mees. Janek, Liina ja Silver, kes on meie muusikaprogrammi meeskond eelmisel aastal. Eivo ja Triinu, kes on nagu ennast unustavalt, ennast ohverdavalt terve eelmise suve rügasid seal koristamisest juba enne kuulsite, mis siin Marko rääkis. Ja Eike loomulikult, kes oli ka täiesti asendamatu abiliige ja loomulikult meie ilusad baaripoisid. See aasta tulevad veel ilusamad. Aitäh teile! Ja loomulikult ongi tavaliselt kõikide nagu nende inimeste taga veel terved meeskonnad ja need organisatsioonid, aga just selle tunnustamisega me tahame nagu enne kõike tõsta esile just neid isikuid. Ja seetõttu ka tõesti, ma loodan, et see tänukiri jõuab eraldi just nagu Markole, sest tema on olnud selle kõige käivitaja ja tõeline saare raputaja. Aga mõnus magamine. Hiiumaal ei ole väga palju majutusasutusi, kuigi nüüd ma võib-olla peaksin ütlema, et just ma peaksin selle tiiru läbi tegema ja igal pool püüdma natukene magada, aga on mõned majutusasutused, kus ma ikkagi olen maganud. Aga mitte see ei ole muidugi see põhjus, ma lihtsalt oskan rääkida omast kogemusest. Ja tõepoolest oli väga mõnus. Lisaks sellele on olnud seal mõnus korraldada erinevaid sündmusi. Alati on oldud väga vastutulelikud, kiiresti reageeritud, olgu siis tegemist Soome suursaadikuga, kellel on kiiresti vaja ööbimist või mõne teise vähem tähtsama inimesega, sellel pole olnud vahet. Ja saunamaja diivanil on saanud ka erinevatel turismiklastri sündmustel päris palju naerda. Ja turismiklaster tänab isik, kelle majutuses on mõnus, Heler Juus. Just. Aga see on sul. Nii. Oota, teeme pildi ära, siis ka rääk. Tule siia meie vahele. Äkki kuidagi niimoodi. Ütlen ainult aitäh. Oota, see ka. Heleri. Rohesüda. Isik, kes tegutseb kestlikult ja on sellega eeskujuks. Ja ma tõepoolest loodan, et tema on ka üks nendest, kelle abil saab Hiiumaa endale Green Key märgise, mida meil siiamaani ei ole. Ma tean, et ta on selles protsessis sees ja tema näppude vahelt tuleb väga palju minu jaoks imelist ja ka kogu tema mõtlemine ja olek on natukene selline haldjalik, mis on ka omamoodi natukene nagu selline rohesüdamele omane. Heli Haandorf. Aitäh. Näed, ja siit ka, ära jookse ära. Kõik tahavad ilma nende liiviku šampanjadeta ära joosta. Meile jääb pärast muidu seda liiga palju, et ma ikka püüan neid kätte anda. Üks inimene, kes on tõeliselt särtsu täis, isik, kes oma energia ja mõtetega nakatab, isik, kes on väga abivalmis tulema kõikvõimalikele messidele, sündmustele, üritustele, kes käib ja tutvustab Hiiumaad
nii individuaalkülastajatele kui ka siis gruppidele ja keda kahjuks täna siin ei ole, mul on tõesti kogu südamest kahju, aga Tiiu Metsar, teeme talle ikkagi suure aplausi. Ja teda ei ole siin, see on tõestus selleks, miks teda ei ole, turismihooaeg on alanud, ta teeb tööd. Järgmine kategooria, kindlalt kursil. Ja siin on tegemist isikuga, kes tõesti liigub väga pühendunult ja kindlalt oma suunal, kes on arendanud väga palju seda valdkonda, mis on ka Hiiumaa külastajatele väga oluline, mis on väga seotud loodusega, kõige sellega, mida me täna siin rääkisime ja mida hea meelega tahaks veelgi rohkem esile tõsta ja tema abiga seda kindlasti saab teha, ma tean, ta on nõus aitama, rääkima, õpetama ja see inimene on Karin Poola. Aitäh teile. Et päris tore on saada ka turismi poolt aukirja. Ma oleks küll väga sobinud, ma arvan, ma oleks väga sobinud sinna esimesse kategooriasse. Ikka jaksab veel. Aga no siin ma olen. Ja mis ma ütlen oma tänust teile on see, et mis me teeme ikka põhiliselt loodusega tõesti. Matkad ja õhtud, lisaks muuseum, pärandkultuur, mida iganes. Aga ainult ühe mõttega, meil on tegelikult ainult üks mõte, ükskõik mida me teeme ja teeme me siiski palju, et see looduse tunnetus jõuaks iga hiidlaseni, iga külaliseni. Ükskõik mida me teeme, üks mõte, loodushoid jõudku kõigini. Aitäh! Šampus kaasas vist. Ja kategooria tark ei torma. No siia tegelikult võiksid vist küll suuremal hulgal hiidlased kõik nagu sobituda, sellepärast et tegelikult ikkagi esimese asjana öeldakse, et jo vaadab ja siis nagu vaatab, mis edasi saab. Aga selle konkreetse isiku puhul, kus on ka öeldud, et ta mõtleb asju läbi ja ta ei hakka kohe rapsima, siis seda ma olen ka ise tundnud, sest ta ikka päris pikalt vaagis ja mõtles selle üle, et kas astuda turismiklastri liikmeks. Oli algul väga skeptiline, aga siis ikkagi tuli. Ja ma olin väga nagu üllatunud ja ka väga rõõmus, kui ma ta sealt niimoodi nimekirjast leidsime, aga päris mitmel korral oli ta sinna nagu välja toodud. Ehk siis Hiiumaa turismiklaster tänab Andrus Ilumets. Ja ma helistasin talle teades, et ta võib-olla äkki ei ole täna siin kohal ja selgus, et ta on üldsegi metsas, ta on kevadtormil, on mudane ja higine, nagu ta ütles, aga ütles, et tervita siis kõiki, kes on kevadtormil, nii et nüüd te olete ühtepidi, ma tervitan neid kevadtormilasi läbi teie ja soovime ka siis Andrusele palju õnne ja toimetame selle temani. Ja viimane, mis ei tähenda, et see oleks kuidagi ebaolulisem, lihtsalt asjad kuidagi moodi tuleb järjekorda panna, alati keegi on nimekirjas esimene ja keegi on viimane, aga kategooria kunstist lummatud. Ja kuna meil on kunstiaasta, eelmisel aastal oli saunaaasta ja siis me andsime välja tunnustuse saunanaine. Sellel aastal tundus, et mis sest, et Hiiumaal on iga aasta saunaaasta, siis ikkagi võiks nagu nende teema-aastatega kaasas käia ja mõtlesimegi siis selle ümber nagu kunstiaasta peale ja kunst, see tähendabki kõike. See ongi ju kogu elu meie ümber. Kunst tähendab nii kujutavat kunsti, seda maalimist, mida me seal praegu lõuendi peal teeme, see tähendab skulptuuri, see tähendab joonistusi, keraamikat, fotograafiat.
Ja konkreetselt see tunnustus lähebki isikule, kelle kohta on siin ilusti kirjutatud, et kellel loomingulisel pole piire. Ja just tema on see, kes ka just nagu turismi vaatest ja meie külastajate vaatest ja meie sündmuste vaatest on aidanud ka väga palju sündmusi jäädvustada, mis on ka väga oluline. Nii nagu Raul täna ütles, pange oma lugu kirja. See, kelle käes on kaamera, see saab teha sellest pilti ja ka niimoodi jääb see lugu kirja. Nii et mul on suur hea meel kutsuda siia Kaja Hiisrinne. Kaja ei teadnud sellest midagi. Harri, aitäh sulle! Ma muidugi tänan kõiki teid, kes te siin olete, sündmuste korraldajad, turismi edendajad. See elu siin Paradiisi saarel ju ilma teieta ei oleks võimalik ja kõik need asjad jääks jäädvustamata, mida te korraldate. Ma olen muidugi hästi üllatunud, tänan. Ja meil on nüüd see põhiline osa tseremooniast tehtud, aga ikkagi on nii, et ega üksi ei tee midagi. Ja ma tahan isiklikult veel kõigi teie aplausi saatel tänada veel 2 inimest, tegelikult siis pluss veel 2, aga ma alustan sellest, et paljud inimesed, kes on väga olulised, jäävad tihtipeale nagu kuidagi nähtamatuks ja nad ka ei taha olla väga esil, ma tean seda, aga samas läbi nende valmib väga palju sellist, mille nagu see hind on ikkagi väga, ütleks nii, et sellele ei saagi nagu hinda panna või see on nagu nii suure väärtusega. Ja eriti selles töös, kus on vaja teha palju, kiiresti, täpselt ja mul on tõesti kogu südamest hea meel, et meie sellises väikses turismitiimis on Mari-Liis ja kes tõepoolest, kelle käe alt kõik erinevad kujundused valmis saavad, kes väga täpselt toimetab, kes haldab ka Puhka Eestis lehte, nii et aitäh sulle! Ja kui mina ütlesin, et ma tulin siia 3 aastat tagasi, maandusin nagu ei tea kust, või nii nagu Kaja mulle ütles, et ei tea, kus sa tulid ja kui kauaks sa jääd, siis hetkel ma veel siin ikka jätkuvalt olen ja ei olegi mõtet, et peaks kuskile ära minema. Siis 1,5 aastat tagasi sellise järjekindluse tulemusena saabus mulle selline kaitseingel ja päästeingel sõna otseses mõttes, sest kogu seda Euroopa Liidu projekti vedades ma olin ikkagi väga nagu suure ülekoormuse all, seda tööd oli väga palju ja paljude asjadega jooksin ka kogu aeg nagu tähtaegadega liiva ja ummikusse kuni selle hetkeni, kui saabus Joanna. Ja tõepoolest, iga kell ma julgen öelda, et võib minna lahingusse, kinni silmi võin ka minna lahingusse, kõik asjad saavad tehtud. Samamoodi siin see tänane turismimess, nii et suur-suur aitäh sulle! Ja mis veel meie messitiimi puudutab, siis suur aplaus ka Marile ja suur aplaus ka Mariale, sest juba mitmendat aastat on meil olnud see nii, et nemad ka täitsa vabatahtlikena panustavad oma töö kõrvalt kõigesse sellesse, et see mess saab toimuma, nüüd siis juba 3. kord. Ja ma väga loodan, et see tänane päev oli tõestuseks sellele, et me võime seda korraldada ka järgmisel aastal, et te olete tulemas. Mõtleme jällegi välja neid uusi esinejaid, uusi toredaid nurki ja hea meelega tahaks kuupäeva juba praegu välja kuulutada ja see võiks olla jätkuvalt 15. mai, mis järgmisel aastal on neljapäev. Nii et kui see varakult välja öelda, siis võib-olla õnnestub ka tõesti mandri pealt meil veel rohkem inimesi siia meelitada ja ka neid kiirkohtinguid tegema, mis ka täna tundusid, et olid teile kõikidele ikkagi väga kasulikud ja vajalikud. Ja et see nüüd siis kõik ainult minu kõnega ei lõppeks, siis meil on seal laua peal suurepärane tort,
mille saab lahti lõigata ja ühtlasi ka Liiviku poolt kingituseks vahuvein kõikidele klaasi sees, nii et elagu Hiiumaa turismihooaeg ja kõik turismitegijad. Aitäh teile!